tere õhtust siit Hispaania poolelt siis. Sõber, seekord räägin ma ainult sinuga ja ainult sinuga. Aga see mõte, mida ma nüüd arendan ja vormistan sõnadeks, on mõte, mida sa võib-olla kuidagiviisi külge ees või mõned teatava niisuguse väikese kavalusega meelitades, keelitades esitad mõnele inimesele, kes läheb sulle väga korda ja kelle suhtes sul on tõsine mure. See on keegi lähedane, see on kas su partner või lähisugulane, õde, vend, isa, ema, laps, lapselaps. Ja see mõte oleks siis nüüd kokku sõlmides järgmine. Sellest on möödas ainult 2,5 aastat tagasi, kui määratud kuu aja jooksul vallandub 2020. aasta veebruaris-märtsis totaalne kaos, mis võimendatakse ettenägematute kõrgusteni, sügavuste ja suurusteni, mis vältab siis seejärel kuni 24. veebruarini sellel aastal. Me kõik viimseni, meie küll siin kaugel Hispaanias, aga samamoodi saame oma kogemuse osaks ja see kogemuse osa, mille eest saab osa siis nüüd terve Eesti rahvas. Ma pean silmas neid viimaseid faasisi, mis olid juba ühemõtteliselt selged. Ma pean silmas seda, kui alustati seda täielikku genotsiidi ja apartheidi poliitikat. See oli nüüd viimane lõpp, see ulatab siis suurusjärku möödunud ehk 2021. aasta jaanuarist alates, kui hakkab see vabatahtlik sunniviisiline vaktsineerimine. Ma rõhutan, vabatahtlik sunniviisiline vaktsineerimine. Ja kõik sellega kaasnev, mis ulatab nüüd 24. veebruarini sellel aastal ehk praeguse seisuga siis ümmarguselt muide täpselt juhuslikult 3 kuud tagasi. Täna 3 kuud tagasi hakkab uus vaatus. Ja kui nüüd see lineaar lasta sinna 20. aasta veebruarisse märtsi ja kõik see protsess, millest me kõik saame osa, mis ahistab, laostab, lõhub inimteadvust, kus harjumuspärane sotsiaalkorraldus on segi pekstud ja peamine just, segi on pekstud inimeste vahelised suhted, hävitatud, purustatud, survestatud. Inimeste vahelised suhted töökollektiivides, perekondades, sõpruskondades. Ma võin ainult aimata, kui palju see tõi valu sulle, sõber, sest ma räägin ainult sinuga. Ma ei räägi nendest seestunud teadvusega inimestega. Ma ei räägi, te ei vaatagi seda, te ei kuule mu mõtet lõpuni, teid ei huvita see, sest te olete täiesti veendunud, et see hääl, mis teie peas räägib teie vastu, on ainukene olemasolev tõde. Seda nimetatakse seestumuseks. Kui inimteadvus, sõltumata inimese sotsiaalsest päritolust, sõltumata ka tema muide usulistest veendumustest, allub täiel määral sellele häälele, mis ta peas räägib. See hääl meenutab muidugi üpris väga meedias, selles niinimetatud peavoolumeedias levivat infot, mis levib 24/7 väga laias spektris. Sellele oponeerib ainult kitsas alternatiivmeedia, mis on ka tegelikult tambitud maa sisse selles peamises sotsiaalvõrgustikus, siis Facebook põhiliselt. See on ju maa sisse tambitud. Mina olen selle 2,5 aasta jooksul, ma ei tea täpselt, ma arvan, et ma olen 7-8 kuud sellest olema blokeeritud.
pluss väiksemaid blokke ja ma varieerin 3 konto vahel. Nii et sotsiaalmeedia ehk siis peaks olema nagu alternatiivmeedia, otsemeedia, ka see on tugevalt pärsitud, enamik inimesi ei julge oma mõtteid välja öelda, nad ei julge isegi like'isi panna tekstidele, minu postitustele ei julgeta enam like'isi panna, nagu neid vanasti pandi, kus iga teravama postituse alla laekus kiiresti paarsada laiki, nüüd on see kordades vähenenud. Mitte mul neid like'isi vaja oleks, mul ei ole neid 100 aastat vaja. Ma olen paresiast nii või teisiti. Ma olen ja ma jään selleks ja ma suren paresiastina. See on tõe otsija, tõe ihaleja, kus on tõeline tõde olemise kõigi võimalike sündmuste üleselt. Nii, uuesti nüüd tagasi sinna. Selle aja vältel, kui meie peal eksperimenteeriti kõiki neid psühholoogilisi relvasi, kogu seda psühhomanipulatsiooni, moodustus 2 kallast. Sina, kes sa kuulad mu sõnu praegu, oled minu kalda inimene. Aga uuesti kordan seda. Sul on keegi lähedane, kelle pärast sa sõna otseses mõttes nutad. Su silmist voolavad pisarad, sest see inimene on sulle nii lähedane. Ta on su ema, isa, õde, vend, laps või lapselapsed. Ja see teeb sulle nii haiget, sest sa jagad mu vaateid. Sa tead, et see, mida ma räägin, ongi tõde. Ja nüüd pointini. Ma jõuan nüüd pointini. Sündmused, millest on siis nüüd täna möödas 3 kuud. Sõjategevus kaugel meist, 1500 kilomeetri kaugusel, leiab aset sõjategevus 2 slaavi hõimu vahel. See on nende omavaheline asi. See on nende omavaheline asi. Aga täna vaata, sõber, kuhu see on jõudnud. Ei ole vaja hakata seda illustreerima, kuhu ta on jõudnud, mis tasemele ta on jõudnud. Aga pane nüüd ühte asja tähele. Ja see kõige olulisem, ma olen seda ka eelnenud, see ei ole mingisugune teab mis tõe monopol, mille ma nüüd välja valan, aga seda tuleb korrata taas ja taas ja taas. See on see, et täpselt sama meetriumi, samade stsenaariumite järgi, kui vallandati see õudus, mis muutis tervet maailma teadvust, see ju vallandati. Sa tead, et sellesse haigusesse, sellesse grippi ei surda. See viis ära selle loomuliku protsendi põdurat tervisega väga vanas inimesi ja siis sõna otseses mõttes, kujundlikult 1 käe näppudel üles loetuna oli ohvreid. Muide, tead, et igal aastal jääb inimesi trammi alla. Just nimelt trammi alla. Need joonistatakse välja, ta jäi trammi alla. Aga liikluses hukkub igas ööpäevas. Sa tead, milline arv inimesi? Umbes 3500 inimest ööpäevas hukkub planeedil Maa liiklusõnnetustes. Trammi alla jääb neid väga vähe. Väga vähe. Räägitakse trammi alla jäänud inimestest. Saad mu sellest pointist aru? Need on liiklusõnnetuste ohvrid. 3500 inimest ööpäevas. See on aasta peale jagatud. Mõni päev saab 5000 inimest päevas. 5000 inimest saab päevas liiklusõnnetustes surma. See on elu loomulik välp. Absoluutselt loomulik välp. Ma ei hakka statistikaga hiilgama, need on muide kättesaadav, kõigil see on avalik info, seda ei saa sulgeda, sinna juurde pääseda, küll sa leiad tee, kui sa oled tõesti huvitatud sellest, kui palju hukkub ka teiste võimalike sündmuste tulemine inimesi, ma ei tea, koduvägivallas, joomasurmasi, narkosurmasi ja nii edasi. Statistika, see tabel on kõik olemas, seepärast, et me elame netiajastul, kus kohas kõik on salvestatud ja seda on natuke raske sulgeda, aga juurdepääs sinna ei ole väga lihtne. Ma võtsin ainult liiklusõnnetuste statistika ja joonistasin sealt välja, ma ei tea, kui palju on neid trammi alla jäänud, sest trammi alla jäämine on üks väga kummaline asi. See on üks väga kummaline.
Ma tegelikult puudutan seda, seepärast, et see on hästi põnev. Trammi alla jääda on suhteliselt keeruline. Mõtle selle asja olemuse peale. Tramm sõidab juhmil. Tramm on fataalne, tema liikumine on mööda rööpaid. Ja kui keegi sinna alla jääb, siis on see talle ette määratud. Ta on pimestatud sellel hetkel. Sellel on pühendanud muide tänapäeva filosoofia päris terane filosoofia väga palju ruumi. Ma ei oska esile tuua päris need autorite nimed ei ole meeles, kes on töödelnud informatsiooni, kuidas jääda trammi alla. Sest liiklusõnnetuses hukkuda on väga palju erinevaid variante ja ka see on fataalne muidugi. Aga trammi alla jäämine on midagi spetsiifilist. Nii et koroonaohvrid, kui trammi alla jäänud inimesed, ma ei tea, palju neid Eestis iga aasta jääb, ma arvan 2-3 inimest või ütleme keskmiselt 1,5 inimest aastas jääb trammi alla. Selle mõtte taust on natuke sügavam. Kui sa tõlgitsesid seda, siis on hästi. Aga nüüd uuesti pöörame tagasi nendele radadele, kus ma tahan selle siduda kokku. See sama autorlus, selle sama vaimsuse autorlus, kes kutsus esile selle sama vaimu, kantud autorid on aktiveerinud kogu selle slaavlaste vahelise sõjalise operatsiooni. See ei puutu meisse, see ei puutu sinusse, see ei puutu minusse. Aga sellest on tehtud. See on puhutud erinevate jõudude, mille suurimaks osiseks on kahtlematult meedia. See on see reaktiiv, mis võimaldab sellel nüüd tänaseks päevaks jõuda sellisele tasemele, kus kohas inimesed lihtsalt ahetavad. Mängitakse väga palju inimeste tunnete peale. Mängida saab nende tunnete peale, mis inimestes pressitakse välja. Seda nimetatakse pisara lahti kiskumiseks. Ja midagi ei ole teha. Enamik inimesi, kes läksid liimile selle esimese vaatuse tulemine, olid vaimustatud sellest, on kõik a priori, ka nüüd selles teises vaatuses, vaimustatud nendest ideedest, mida tambitakse 24/7 meie teadvusesse. Aga kurb on selle asja juures, kõige kurvem, mis mind kurvastab, on see, et need, kes esimeses vaatuses, mis oli siis see koroonaafäär, olid jõe sellel kaldal, need on tänaseks lahkunud. Need on lahkunud, sest mängitud on välja väga spetsiifilisi kaarte. Esimeses järjekorras muidugi kaarti, Vene kaarti, mis assotseerub kuskilt kaugelt 40 ja 80 aastat taguste sündmustega. Enamik inimesi, ja ma usun, et teispool ei kuula mu teksti, mitte inimene, kes mäletab stalinismi, selle totalitaarsüsteemi viljastavaid tingimusi, siis sa peaksid olema peaaegu 80-aastane. Sina ei mäleta, aga see on pärimusena ulatanud sinu vanemate kaudu sinuni. Need inimesed, kes on nii-öelda sõjaaja lapsed, neid on väga vähe jäänud. Minu vanemad mõlemad on elus, jah, nemad on sõjaaegsed lapsed. Ja mu vana ema, mitte vanaema, vaid mu vana emakene on välja toodud Leningradi blokaadist. Nii et ta on saanud isiklikke kogemusi ja see on jätnud jälje ta teadvusele. Ja isa on orvuna üles kasvanud koos oma õe vennaga, sest nad kaotasid oma vanemat. Nii et see on nende kogemus, aga meieni ulatab see nüüd nii-öelda lainena nende mälestuste ja nende pärimuste kaudu. Isiklikult meil ei ole venelastega sellist konflikti ja põhjus selliseks vahkvihaks ja hirmuks. Meil puudub isiklik kogemus. Vaata endasse, sul puudub. Mis meiega tehakse?
sõber, mida meiega tehakse? Ma ütlen sulle, ja see ei ole muidugi midagi uut. Eesmärk on meid hävitada. Meid, kes me näeme, kes me oleme nägijad. Ma ei räägi mingisugusest Eesti rahvast, ega Soome rahvast, ega Läti rahvast, ega Vene rahvast, ega Ukraina rahvast. Ma räägin nägijate hävitamine. Pimedus on tulnud meie tuppa. Seisame vastu sellele. Millega? Hoiame oma mõistuse terve ja tõstame pilku taevaste poole. Sest kui räägitakse Jumalast, siis tõuseb pilk tahes tahtmata ülespoole. Mitte, et Jumal elaks taevastes, aga ta elab meie kõrgemas teadvuses. Ja kõrgem teadvus on kõrgemal madalamast teadvusest, mis puudutab meie keha alamaid osasi. Kõrgem teadvus on üleval pool. Ja formeerub kõrgem teadvus kahtlematult meie ajus, mitte et meie aju oleks kõrgem teadvus, aga ta formeerub siin. Tõde ei puuduta meid meie kõhus ega alakehas. Ta jõuab meie teadvusesse läbi mõtluse. Ja siin kohas sünnib selgus ja siin sünnib tõde. Ole ustav sellele. Kui sa tajud, et need asjad ongi nii, nagu ma kujustasin, ole ustav sellele ja jaga seda edasi usus selle inimesega, nende inimestega, kes on sulle kallid, aga kes on täna teispool kallast. Olgu Jumal meile armuline.